Tšau, tere tulemast minu reisivloogi. Plaan on siis lennata Dubaisse täna ja praegu olen Tallinna lennujaamas, hommik on, aga ma saan teile kohe hakata siin travel tippe jagama, sellepärast et me sattusime ikka korraliku jama otsa, võib öelda. Nimelt siis lendame me Tallinnast Frankfurti Lufthansaga ja sealt peaksime me jätkama oma lendu siis Emiratesiga ja me ostsime piletid Emiratesi lehelt. Ei eeldanud, et see tekitab mingeid lisakohustusi, aga tuli siis välja siin Tallinnas check-in'i tehes, et me peame tegema Frankfurdis veel lisa check-in'i siis Emiratesi lennule, aga meil oli juba algselt ainult 1,5 tundi lendude vahel, mis tundus väga mugav ja hea, aga siis loomulikult hommikul ärgates tuli info, et Lufthansa lend on edasi lükatud 50 minutit, mis jätab meile siis sisuliselt heal juhul 3/4 tundi lennujaamas, et teha uuesti check-in Emiratesi lennule ja veel sinna boardida, mis tundub hetkel ikka väga napikas. Ma kardan, et ilmselt me ei jõua sellele lennule, nii et ainus lootus on see, et õhtul läheb ka Emiratesi lend Dubaisse ja me saame äkki selle peale. Et enam ilmselt seda ei tee, vähemalt sellise lennu ümberistumise ajaga siis, et võtaks 2 erineva firma lennud, sellepärast et kumbki nendest ei lase check-in'i teha ei ühte ega teistpidi ja selline probleem siis praegu meil. Et tõenäoliselt jõuame Frankfurti, siis oleme seal nagu peatakanad ja jookseme kuskile poole lihtsalt. Ja üritame sinna lennule jõuda, aga on suht tõenäoline, et me ei jõua. Nii et reis algas kohe mingi jamaga pihta, aga see on nii tüüpiline, mul on nii palju selliseid asju juhtunud juba. Aga muidu, kui me sinna lõpuks kohale jõuame, siis ootab ees päike, ootab ees puhkus, aga head asjad tulevadki raskelt järelikult. Nii et vaatame, kuidas see kõik lõpuks siis välja näeb ja hoian kursis, kuidas see päev siis meil jätkub. Väga-väga loodan, et täna ikkagist jõuame Dubaisse. Lennukis. Nii, nüüd siis vaheupdate Frankfurdi lennujaamas, sest et ilmselgelt me ei jõudnud oma Emiratesi lennule. Kõige haigem oligi see, et me nägime seda lennukit veel, kuhu me pidime peale jõudma, aga meid pandi bussi peale ja buss viis meid kuskile kaugele, kust oli suht lootusetu sinna jõuda õigeks ajaks. See on ikkagist suur lennujaam ja nii lihtsasti see ei saa nagu Tallinna lennujaamas ühest kohast teise, aga lõppkokkuvõttes läks kõik väga hästi. Me olime küll täielikus segaduses, mida tegema peame, aga õnneks lennujaama töötajad siis suunasid meid õigesse kohta ja kuna Lufthansa lend jäi hiljaks, siis me pidimegi minema Lufthansa töötajate jutule, et me tahaksime ikkagist täna Dubaisse saada ja meile siis bookiti üldsegist kohad ühe Lufthansa lennu peale Dubaisse. Ja õnneks ei pea ka väga kaua ootama, kuskil 3 tundi umbes kokku, nii et võtsime väiksed snäkid, joogid, ootame rahulikult ja loodetavasti jõuame õhtuks ikkagist Dubaisse. Nüüd on siis sellega minek. Vast on okei. Nii, ja me oleme lennukis. Alguses ei tahetud siia ka lasta, aga õnneks ikka saime. Ja meil on viimased kohad lennukis ja see on küll veits kitsas, aga vähemalt me äkki saame ikka täna Dubaisse. Siis oli ka aeg hakata lendama Dubai poole, tõusime õhku ja sellise väikese snäki pakkus meile Lufthansa. Oli täitsa okei, aga ei midagi erilist. Õhtuti või siis öösiti Dubaisse maandudes on seal imeilus vaade sellest linnast, sest enamasti see pole mitte kunagi pilves. Sõitsime hotelli poole ja pidin lihtsalt filmima seda ilusat vaadet sellele Burj Khalifa tornile. Ja siis jõudsimegi hotelli, see on hotelli foajee, seal oli vaikne, sest kell oli palju. Ja kui me õhtul oma tuppa jõudsime, siis me eriti ei näinud sealt midagi, suht kiirelt läksime kohe magama, aga hommikul avanes meile selline vaade oma rõdult, megavaade lihtsalt. Me tartusime, et kuskil linnakeskkonnas meil ei ole nii head vaadet, vist hotelli rõdul parem olnud. Hei, ilusad hommikud ja tänane päev algas väga hästi, sest see vaade on mega. Käisime juba hommikusöögil ära ja nüüd randa päikest nautima. Ilm on täpselt mõnus, selline paras, ei ole liiga kuum
ideaalne eestlase jaoks vist. Ja siiamaani hotell tundub ka väga mõnus. Kindlasti ma märgin pärast ära, kus ma käisin. Et kellel on huvi, siis saab tulla siia näiteks ka puhkusele. Aga nüüd päevitama. Ja see on siis ainult täiskasvanutele mõeldud basseiniala, mis on väga tore selline üllatus selle hotelli juures. Hea rahulik on siin ja selles suhtes ma alati kiidan, kui on erinevaid variante, erinevaid võimalusi. Ja siin on selline väga mõnus aiaala nii-öelda. Ja jälle mina oma vaatega siit rõdult, et päikeseloojangud olid ka mega ilusad. Ja siis sellele linnale paistab see valgus ka kuidagi teisiti ja sa näed seda teistmoodi. Esimene õhtu läksin siis oma hotelli juurde jalutama ja kohe meie hotelli taga oli selline promenaad ja seal oli palju restorane ja beach club'e. Me küll alguses mõtlesime ka üht beach club'i minna õhtust sööma, aga neile meeldib väga kõvasti muusikat mängida ja mõtlesime, et seekord me ei tahaks sellist keskkonda päris vist. Aga muidu kõik need kohad näevad mega ilusad välja. Vot selline promenaad on meil siin hotelli lähedal. Ja siin on väga palju igasuguseid beach club'e, aga minu jaoks natuke liiga kõva muss nende ees, et lihtsalt mõnusalt õhtus süüa. Ja maandusime siis hoopis enda hotellis ühte India restorani. Tšau, käes on siis esimene õhtu ja tulime enda hotelli sööma ning siin olid mõned erinevad variandid, aga maandusime India restorani, sest India toit meeldib meile ja vaatame siis, mis meile tuuakse. Võtsime selliseid klassikalisi asju nagu võikana ja kanatikka masala. Need maitsesid mega hästi. Nii, täna on teine päev siis ja jälle basseini ääres. Täna on ilm veits kuumem, nii et jääb off. See käib alati puhkuse juurde. Jep, ajasin ümber. Täna on plaan siis mooli minna shoppama, Dubai mooli. Siin on küll väga palju neid igasuguseid kaubanduskeskuseid, aga kui sa käid Dubais, siis peab ikkagi selles kõige suuremas ka ära käima. Ma olen seal küll varasemalt ka mitu korda käinud. Aga kuna seal on nii palju poode, siis ühe reisi jooksul sa suht tõenäoliselt ei käi seal ära, kui sa just ei ööbi seal lähedal ja ei käi seal iga õhtu. Nii et täna on sinna minek, vaatame, mis me sealt huvitavat leiame. Kindlasti tahaks seal õhtust süüa ja kui läheb hästi, siis äkki mõnes söögikohas, kus näeb ka neid purskkaeve, mis seal kõrval siis on. Kui te plaanite tulla siia Dubaisse, siis ma soovitan alati, kui tahate neid purskkaeve näha oma täies hiilguses, siis planeerige seal süüa mõnel kõrgemal korrusel, siis terrassil. Sealt on kõige parem vaade üldiselt nendele, sest et seal maas on üli palju inimesi ja sa isegi ei pruugi sinna äärde ligi saada, et näha neid purskkaevusid. Pluss, kui sa vaatad neid natukene kõrgemalt, siis sa näed ka neid kujundeid paremini, mis sealt tuleb. Aga mina naudin siin oma basseini ääres chillimist edasi ja filmin kindlasti pärast edasi ka Dubai moolis natukene. Nii, käes on pärastlõunane aeg ja ma juba filmisin korraks seda, aga ma lihtsalt nii jõhkralt kisitasin oma silmi, et ma otsustasin, et ma teen prillidega uuesti. Et ma ei usu, et teile meeldib mingit räme krimpsusnägu vaadata, aga lähme siis varsti Dubai mooli ja kui me jõuame, siis me lähme hotellibussiga. Siin on väga paljudel hotellidel selline teenus, et nad paar korda päevas viivad kas Emirates mooli või Dubai mooli, mis on siis kõige suuremad sellised kaubanduskeskused siin ja kus sa saad oma meelt lahutada, süüa, shoppata, igasuguseid asju teha. Emirates moolis on isegi suusamägi, mis on täiesti omaette vaatamisväärsus, kui sa pole seda näinud. Aga meie lähme täna siis Dubai mooli
ma broneerisin seal ka ühes söögikohas laua, et vaadata mõnusalt purskkaevude show'd ja süüa õhtust ning selline väikene travel tip Dubaisse, kui sa broneerid siia hotelli, siis see on alati hea boonus tegelikult, kui sellised bussid käivad kas siis randadesse või erinevatesse nendesse kaubanduskeskustesse, sellepärast et muidu siis peaksid kas taksoga sõitma või metrooga, aga metroo läheb suht kitsa ala pealt, nii et tõenäoliselt sõidad taksoga sinna ja see ots on siuke 20 euri. Aga näiteks kui sa tahad ka kullaturgu minna ja sa oled kuskil siin De Palmi või JBR ranna lähedal, siis sa saad sellega ka natukene kokku hoida, et sa sõidad selle hotellibussiga siis sinna mooli ja siis kullaturule edasiminekuks võtab takso, sest et kui sa sõidaksid siit taksoga otse sinna kullaturgu, siis läheb siuke 40 euri kindlasti üks ots. Nii et see aitab tegelikult natukene kokku hoida, kui su hotellis on selline teenus olemas. Ja proovime ka siis täna seda kasutades peale jõuda. Nii et järgmine kaade juba Dubai moolist. Mooli jõudes mõtlesime, et võtame ühe värskendava kohvi ja ampsu ja muidugi meile jäigi kohe Starbucks ette, nii et võtsime sealt head ja paremat. Moolis sees ma filmida ei jõudnudki, seal suht on selline hullumaja ja sa üritad aru saada, kuhu poole sa üldse kõndima peaks, sellepärast et seal ei ole võimalik omal käel väga orienteeruda. Õnneks üks äpp aitab, aga väljast näeb see siis selline välja. Nii, tulime sööma peale shoppingut ja siin kõrval on kohe see purskkaevude ala siis, nii et saame söögi kõrvale nautida just vaadet. Mina võtsin endale väikese margarita pitsa ja mokteili. Moolis minu teada ei saa üheski restoranis alkoholi juua, sellepärast et seal armastavad ka kohalikud käia ja nendes enamasti siis ei pakuta alkoholi. Ja siis saime ka oma soovitud purskkaevude show'd vaadata. See tuli täpselt samal ajal, kui me sõime, nii et vahepeal pidi siis söömise pooleli jätma. Ma ei jätnud siia seda muusikat, sest et äkki see läheb kuidagi YouTube'i reeglite vastu, aga siin minu arust mängis mingi Enrique Inglesise lugu taustaks. Ja peale seda läksime oma hotelli tagasi ja see on järgmine hommik. Näitan teile natukene jälle seda aiaala siin. Seekord otsustasin ma varjus pikutada natuke rohkem. Ja üllatus, siin on üks rase naine oma jäätise kokteiliga. Hello! Täna on olnud selline väga uimane päev. Kell on 3:30 umbes ja ma vlogin nüüd esimest korda. Eile õhtul käisime siis Dubai moolis ja see oli suht madness, seal on ikka jõhkralt inimesi ja kõige hullem oli sealt tagasi tulemine. Seal oli siuke asi nagu takso waiting list ja see oli reaalselt, ma arvan, et seal oli mingi 150-200 inimest, ebareaalne. Ja me võtsime Uberi, õnneks saime selle Uberi ja õnneks leidsime ka üles selle auto. Uberiga on siin veits, et neil on mingid special kohad, kus nad võivad inimesi peale võtta ja need ei ole nagu otseselt välja toodud, sest ilmselgelt nad kohalikud eelistavad pigem, et sa võtaksid Dubai enda takso. Aga me saime Uberi, sõitsime tagasi hotelli. Olime päris väsinud, läksime suht vara magama, aga mul oli kuidagi tuju täiega off ja ma ei maganud üldse hästi. Ja ma olen siiamaani täiega väsinud, sest et ma olen selline inimene, kes ei suuda päeval magada eriti. Nii et ma pean lihtsalt tänase päeva kuidagi vastu pidama ja siis äkki täna öösel tuleb natukene parem uni. Täna on olnud siiamaani väga chill päev, lihtsalt olime basseini ääres, oleme toas olnud, aga nüüd me otsustasime, et kuna see taksomajandus läheb siin natuke liiga hulluks, eriti kui tahaks kuskile kaugemale minna, siis me vist rendime auto, kui me saame ja ilmselt siis reisi lõpuni. Ehk siis õhtuti saab sõita kuskile, kui tahame ja saame käia paaris kohas, mis meil veel plaanis on. Ja mina pean minema duši alla, sest ma olen väga selline beachy vibes praegu.
ja tuleb ennast korda teha õhtuks. Tunnen, et tahaks ka ühte mõnust õhutavat jooki. Mul on üks kirsikoka külmas. Ma reisidel alati võtan kirsikoka-koolat, see on mu lemmik täiesti. Eestis seda üldiselt ei müüda, nii et reisidel ma alati naudin seda. Ma loodan, et ma suudan natukene paremini edasi vlogida. Siiamaani see pole mul just kõige paremini välja kukkunud. Ma olen lihtsalt seletanud teile, mis teinud olen. Nii et hoidke põhjalt. Muidu seda vlogi äkki ei tulegi. Ja kõigile suur aitäh, kes on vaadanud Browsi videot. See on kuidagi päris hästi liikuma läinud YouTube'is, nii et mul on väga hea meel. Kui sa pole veel seda vaadanud, siis mine tšekka kindlasti järgi minu kanalil. Peale uurimist ja kaalumist me ikkagist otsustasime, et me ei võta autot ja et üritame oma sõite siis paremini ajastada lihtsalt, et soodsamate hindadega seda teha saada ja sõitsime siin ka Uberiga järgmisesse kohta. Tulime siis JBR Beachile. Siin on siis avalik rand, aga siin on ka palju igasuguseid restorane, kohvikud, söögikohti. Siin pakutakse isegi kinnisvara müüa, üks Seamis Beach Club. Ja siit on ka väga kena vaade sellele vaaterattale. Ja väike näitab siin minust ka. Kellel on kõht tühi, siis üks selline koogitükk näkku ja ma arvan, et terveks päevaks on mureta. Nii, lähme siia Cheesecake Factory'sse sööma. Ronnisime laua ära, umbes 20 minutit öeldi, et peab ootama. Ja see nii kaua, kuni ootasime, siis natukene jalutasime siin alal veel ringi. Ja eelmises korras mul on meelde, et siin oli ilusaid hüppe, nii et lähen vaatan siia sisse. Ma näitan teile korraks siis menüüd. Kuidas sa siit valima peaksid? Tunduvad kõik nii isuväratavad. Ja soolasega samamoodi. Valikut on väga palju. Aga mulle tundub, et ma võtan täna selle burgeri. Kuna ma kooki ei jaksanud võtta Cheesecake Factory's, siis ma otsustasin pärast, et võtan väikese jäätisjampsu. See maitses väga-väga hästi. Käes on järgmine päev ja me sõidame nüüd hoopis teisel pool linna. See on siis vanem osa Dubaist, kus ei ole sellised pilvelõhkujad ja säravad klaasist majad, vaid hoopis teistsugune arhitektuur, rohkem siis natukene seda araabia pärast ning meil oli suund võetud Kulla turule. By the way, autoga sõidab sinna kuskil 4 minutit Palmi pealt. Ja Kulla turul oli väga palju säravat ja uhket. Natukene jõudsin filmida, aga väga palju ei julgenud ka, et ei tahtnud kedagi sealt pahandada sellega. Aga siit saab selliseid korraliku vaaraurüüsid, kui tahate. See on Dubai Frame, millest me sõitsime ainult mööda, siiamaani pole ka sinna veel jõudnud. See on alati natuke kaugeks jäänud. Hei! Nüüd täna on reede ja pean tunnistama, midagi erilist jälle plaanis ei ole. Ilmselt lähme randa, see mis jääb siin minu selja taha. Ja eile käisime siis Kulla turul. Ma ennast väga ei filminud ja ma üldse väga palju ei julgenud seal filmida, sest et see rahvas on seal selline, et ei taha, et keegi siin nagu väga kurja näoga vaataks. Aga käisime siis päevasel ajal, mõtlesime, et väldime äkki sellist suuremat hullumaja seal ja käik oli edukas, midagi saime. Ja tõesti, kui te tahaksite oma raha kuskile ära paigutada millegisse väiksesse, siis sealt tasub osta kulda, kuldlehteid ja tasub kaubelda. Sealt saab sellest algsest hinnast, mis neil märgitud on, kuskil 20-30-50% isegi ilusasti alla. Ehk siis, kui tulete Dubaisse ja lähete Kulla turule, siis kindlasti kaubelge. Ja kui tahate osta erinevaid asju, näiteks siis ühele üks asi, teisele teine asi, siis on veel eriti hea, kui saate samast poest midagi, sest et siis nad annavad ilmselgelt veel rohkem alla. Ja tõesti, kui neid hindasid võrrelda Eesti hindadega,
siis need on siin ikkagist kõvasti soodsamad. Sa ei saa mingeid erilisi disainerehteid sealt, aga ilusaid asju ikkagist leidub, seal on tõesti valik väga suur ja võtab reaalselt silma eest kirjuks kõik see sädelus seal, aga midagi leiab igaühele sealt ilmselt. Muidugi seal on ka naljakaid asju, mingisugused Bitcoini märkidega hirmused ja siis hiiglaslikud kuldsed rüüd, mis sobiksid vaaraole. Aga selliseid tavalisi ilusaid ehteid leiab ka tegelikult. Ja käisime seal ära ja tulime hotelli tagasi ja tegelikult sõime juba siis teist korda selles samas restoraninis, kus me ühel esimesel päeval käisime. See tõesti oli väga-väga hea ja me ei viitsinud eile kuskile kaugemale midagi mõelda. Täna proovime siis minna eelmisel korral käidud ühte Jaapani restorani. Kui me saame sinna koha ja me lähme sinna, siis ma kindlasti filmin, mis erilist seal pakutakse. Meie kusagil mujal sellist asja kohanud ei ole, nii et sellepärast me tahamegi sinna konkreetsesse restorani tagasi minna. See oli tõesti väga maitsev ja väga äge elamus. Ja muidu on see reis siiamaani väga mõnus olnud. Päike on täpselt paras, ei kõrveta, saad ilusasti nautida. Ütleme siis niimoodi, eestlasele sobib väga hästi. Ja täna on plaanis ka veel korraks siin hotelli lähedal ühes kaubanduskeskuses käia, sest ma pole siiamaani veel Sephorasse korralikult jõudnud. Ühe korra olen ainult läbi astunud, aga siis ma ei ostnud midagi. Nii et nüüd ma tahaks reaalselt minna osta mõned asjad, kuigi ma juba pidin kahjuks avastama, et mõningaid asju siin ei müüda, mida ma lootsin saada, aga pole hullu, midagi ma kindlasti leian. Aga nüüd lähen mina randa päikest võtma ja päeva nautima. Nii, tulime enda hotelli lähedale siis mooli ja istusime maha kõigepealt ühes kohvikus, tegime väiksed koogijompsud. Me tulime siia täiesti juhuslikult, aga see maitses väga hästi ja see kohvik ise nägi ka väga armas välja. Siin üldiselt nähakse vaeva selliste asjadega ja siis oli siin ka üks väga armas roosa-lillaline kohvik, kuhu ma kahjuks ei jõudnudki. Aga peamine eesmärk siis sai ka täidetud, Sephora ostukott on mul käes. Ja siin on ülekäigurada, siis see oli selliste värviliste tulukestega igatepidi ära kaunistatud. Nii, nüüd tulime Jaapani restorani. Ma kavatsen võtta täna karage-kana ja siin olid väga head sushi, me käisime siin eelmine reis ka. Täna võtan selle krevetitempurega. Siin saab siis võtta ka sellise väga erilise eine. Saad võtta Jaapani liha ja seda ise endale grillida ning selle paketi sees on siis lõputu kogus igasuguseid teisi asju ka. Nii et sa võid siin ennast selle eest lolliks süüa, kui tahad. Ainukene miinus on see, et selle paketi saab korraga osta endale ainult üks inimene ja teised seda toitu puutuda ei või, muidu kohe charge'itakse mitme inimese eest. Magustoiduks võtsin matcha jäätist, mis ei disappointinud, oli väga hea. Ja siin oligi meie õhtusöök, väga maitse oli ja kõhud on ülitäis loomulikult. Kui tulete Dubaisse, olete siin kas JBR Beachi või Marina kandis, siis väga soovitan siia tulla. See on meie rannaala siis, ainult nende hüttide eest tahetakse eraldi raha saada. See tundub täiesti mõttetu, muidu on sellised tavalised lamamistoolid nagu ikka. Saad tellida jookesööke, kui tahad. Ja see on rand, see liiv, siin ei ole just väga mõnus. Selline libune, aga samas ei ole see vähemalt kuum. Ja siis nagu Dubais ikka, siis igal pool on rannaklubid. Ühel pool, seal pool on rannaklubi, kus lõhub üks muusika ja teisel pool on järgmine rannaklubi, kus on siis teine tümakas. Vesi on üllatavalt külm, mina ei saa näiteks selles ujuda, sest täitsa tõmbab jalad krampi. Aga vaade on siit väga ilus, siuke linnavaade. Ja seal on siis sellised eramajad, kus elatakse siin palmi peal. Ja seal on meie hotell. Vesi on ilus selline. Oho, nii jahe.
seal eemal on mingi päris põnev juhitav supilaud või? Sellist asja pole veel näinud. Veits stalker mode. Ja seal eemal see diagonaalis hotell on Koi Palm, kes tahab tulla pidutsema Dubaisse, siis this is the place, ma olen kuulnud. Nii, aga siis otsustasin minna tulevikumuuseumisse. See nägi juba selles aatriumis väga lahe välja. Ja siin on siis piletiputkad, kus meid kahjuks ootas aga halb üllatus, et sellel samal päeval me sinna külastama seda minna ei saa. Ainukene asi, mida me siis nägime, mis oli seal samast aatriumis, oli see lahe robotkoer. See tõesti nägi kihvt välja. Ma isegi tea, kes see taterdas, see oli see ringi või keegi juhtis seda. Ja seekord me ei saanudki siia minna, siis tuli välja, et kõik on välja müüdud kuni 27. veebruari. Ainult mingid ülikallid VIP-piletid on saada mingiteks järgmisteks päevadeks, aga me ilmselgelt ei näe sellel mõtet. Nii et tundub, et tulevikumuuseum jääb järgmiseks Dubai reisiks. Siis, kuna me olime mooli lähedal, mõtlesime, et võtame takso ja sõidame mooli, et natukene seal veel poodides ringi jalutada. Seekord sattusime siis Tesla otsa. Ning siit jälle üks pimedas vaade teile. Selle nurga pealt on seda Burj Khalifa torni väga äge vaadata, teha pilte seal ees. Istusime seekord lihtsalt ühes söögikohas maha seal, kui olime nendest rahvamassidest läbi murnud, mis seal oli. Ja natukene filmisin siit siis ka seda Burj Khalifa show'd, et siit näeb ka päris kenasti seda, aga sealt ülevalt näeb kindlasti veel paremini. Ja Dubai moolis sees on siis ka üks rämedalt suur akvaarium, kus ujuvad igasugused kalad, haid. Ma ei tea, mis asjad veel sees ja seal saab vist ise ka käia sees ujumas. Aga ma pole seda uurinud, sest et ei ole sukelduja materjal just. Käes on siis järgmine päev ja basseini ääres võtsime arbuusi näksida. Ja siis tegime rannas väikese photoshooti. Otsustasin siis siin näidata kõikidele, et mul on väikene kõhukene ees, ehk siis jepp, prego. Siis läksime Atlantise hotelli. Tahtsime seda näha, milline see välja näeb ja läksime sinna ka õhtusöögile. No see on tõesti väga vägev. Vaadake ise neid kaadreid. Kas seal oli siis väga suur akvaarium sees, kus ujusid ka seekord inimesed sees. Ilmselt nad olid mingisugusel väga huvitava ekskursioonil. Tulime siis Atlantise hotellis sööma Nobu restorani ja natukene võtsime endale aega, et siin ka ringi jalutada ja ringi vaadata, sest et me ei ole siin enam käinud. Tahtsime küll siia ööbima tulla, aga natuke liiga kalliks jäi. Aga see on tõesti väga-väga ilus hotell ja väga huvitav. Et eriti tundub selline äge olema lastel, kellel on palju vaadata ja teha. Aga kindlasti täiskasvanutel ka ilusad vaated ja palju restorane ja nii edasi. Läksime siis sööma sinna Nobu restorani, see nägi väga cool välja, see oli seal kuskil ülemistel korrustel, nii et sealt oli ka tegelikult päris hea vaade. Esialgu siis istutati meid baarima, võtsime seal oma esimesed kokteilid ja sööki ma ei filminud, sellepärast et see protsess käis päris kiiresti, valisid välja, siis juba hakkasid need asjad tulema. Aga seal oli sharing teema, ehk siis kõik, mida sa võtsid, kõike siis jagasite oma vahel laudkonnas. Hei, nii meie viimane puhkuse päev on käes ja täna tuleb selline väga mõnus rahulik basseini ääres. Eile õhtul käisime siis Atlantises, Nobu restoranis, väga-väga hea toiduelemus. Terveks siis suuri plaane pole, lihtsalt natuke päikest jälle ja natuke näitan teile võib-olla hotelli veel, kui ma saan seda filmida.
ning õhtul tuleb asjad pakkida, äkki veel mõned kommid osta kaasa. Mulle meeldivad need tatlid šokolaadis siin väga, nii et neid tahaks natukene kaasa haarata. Mõtlesin, näitan teile ka oma päikesekreemide valikut seekord. Näitan, mida ma kehale olen kasutanud, mida ma näole olen kasutanud ja mida ma juustele olen kasutanud. Nii, aga nagu ma siis lubasin, mida ma seekord päiksekaitseks kaasa võtsin. Ma mõtlesin, et siin ei ole ilmselt väga tugev päike, kuigi peab ikkagist tunnistama, et natuke põlesime ära mingid päevad. Kehale võtsin siis seekord Australian Goldi mineraalse päikesekreemi. Päikesekreeme on tegelikult 2 tüüpi ja ma ei tahtnud seekord seda klassikalist, mõtlesin, ma võtan mineraalse ja mineraalse mõte on siis see, et see ei lähe tegelikult sinu naha sisse, see kaitsebki nii-öelda väljaspoolt sinu nahka. Tüüpilised päikesekreemid on keemilise reaktsiooniga, mis siis imetuvad sinu nahka ja tekitavad seal sellise reaktsiooni, mis ei luba UV-kiirtel siis naha sisse minna. Aga selle miinuseks oli see, et ta jätab naha ikkagi selliseks kergelt valgeks või hallikaks, jääb siuke nähtav liht peale. Muidu täitsa okei toode ja SPF 15 siis. Ja näole võtsin ka selle sama sarja oma, aga siis 50 faktoriga ja näo oma on siis toonitud, ehk siis natukene ühtlustab sellist nahatooni ka. Ja juustele ma nägin seda toodet siis Asoses, et seda on palju kiidetud ja mõtlesin, ma tahan ka proovida. Ja ma olen sellest firmast juba ammu kuulnud, Bumble. Seekord siis esimest korda proovisin seda. See on siis nii kuumakaitse kui ka UV-kaitsega selline ihustatav. Ma paneks ta kuskile sinna kuumakaitse või siis vähejäädava balsami ridadesse. Ja siin on minul jääkopikene, mõnus värskendus bassiini äärde. Ja Asosest juba rääkides siis tellisin sellise koti reisi jaoks Asosest, aga kahjuks andis see alla, hakkas ära lagunema. Ja natukene filmisin siis teile siit seda hotelli uue ala veel. Me tõesti jäime selle hotelliga väga rahule, see oli minu arust väga heas kohas palmi peal, aga siin oli see promenaad, siin oli kaubanduskeskus ja siit sai ilusasti taksoga minekut teha ükskõik kuhu sa tahtsid. Küll vist metroopeatus oli kuskil kaugemal, aga pean tunnistama, me ei uurinud selle kohta. Aga hotell ise oli väga mõnus, teenindus hea, hommikusöökidest ei saanud väga siiber. Minu valikud olid muidugi piiratud, aga üldiselt kõik mida me sõime, oli väga maitsev. Ta ei olnud kõige väiksem hotell, kõige suurem hotell, et selline keskmine. Ja hotell tuli ka üsna täis, nii et ilmselt on see päris populaarne. Tegemist on siis Fairmont The Palmiga. Ja kui te tahate kunagi sinna hotelli minna ja broneerida sinna tuba, siis meie saime soodsamalt selle hotelli enda kodulehe kaudu. Nii, me oleme jõudnud lennujaama ja ma tahtsin lihtsalt rääkida, kui lihtne on see maksude tagastus, ehk siis see käib selliste automaatidega ja inimesed aitavad siin ka, et hätta ei jäeta. Ja mul läks reaalselt 1,5 minutit. Nii et do it. Tasub ennast ära. Wow, päris väike lift. Ja äraminemise puhul võtsin veel jääkohvi siis. Kui me olime sealt lennujaama turvakontrollidest asjadest läbi saanud, siis seal oli päris korralik valik igasuguseid erinevaid poekesi, kohvikuid, asju. See, mis me võtsime, see maitses ka hästi, nii et tulime sealt ära igati positiivsete emotsioonidega. Saime siis kätte lõpuks oma Emiratesi kogemuse. Toolide osas ei olnud mitte mingit erilist vahet, ainult see ekraan võib-olla oli veidi suurem, kui ma olen varem näinud. Sõit oli ikka natukene väsitav, ega see lendamine mingi meelakkumine ei ole. Ja siin juba oleme Eesti poole teel. Aitäh, et sa vaatasid minu reisivlogi. Kohe varsti tuleb juba järgmine video minu kanalile. Näeme peagi. Tšau!